väljaku kohtunik Andrei Borile valmis andma avavilet. Ja siit me läheme, U19 Eliitliiga meistriliiga finaalturniir 2025 saab oma lahenduse suure finaaliga. Ja vaatame kohe üle ka meeskondade koosseisud, aga enne vaatame ära selle Vapruse esimese nurgalöögi, mis keerab päris hästi tagumisse posti ja sealt ka tuleb päris hästi jälle värav alla ja on lahti see pall seal korraks ja veel on lahti ja nüüd on väravas ka. 9 minutit mängitud, kui Narva Trans läheb seda kohtumist juhtima ning värava autoriks tundub olevat ei keegi muu kui Nikita Paljapkin. Suur sudimine värava all, näeme kordusest kindlasti kohe paremini. Mis seal täpselt juhtus? Aga Nikita Paljapkin viib Transi juba varakult ette ja noh, see on iga hea mängu alus tegelikult, peaaegu iga mängu. Kiire värav lüüakse, siis saab tavaliselt mängu tuleb. Need noorte finaalid võitis seejärel jällegi Harju Jötka Laagrit 4-1 ja võitis ka alagruppi ühtlasi. Aga ju ta distsiplineeriv pidi olema. Nüüd on seal Vaprusel hea võimalus tekkimas veel Pettet, tuleb terav löök ja tuleb 1-1. Tuleb 14. minutil 1-1 ja Vaprus vastab väga kiiresti, 5 minutit ka ei läinud, kui pall on esimest korda ka Transi väravas, värava autoriks Sander Kõlvart. Ilusti Pettega mängis ennast löögile, aga algas see kõik juba selle eelnevast võitlusest karistusalas, kus kaitse jäi ründajast nii-öelda valele poole. Ja Kõlvart nägi võimalust, lahendas ära. Ja praegu on nii Smelkov kui Kruznov päris kurjad oma kaitsete peale, liiga pehmeks jäädi selles olukorras. Nii, näeme kordust. Palberg lõi selles mängus 2 väravat, ka Kõlvart muide lõi seal 1. Ja Orm oli veel värava autor, nii et kõik 3 värava lööjad platsil ka, kui ohtlikult tuleb pall siit. Aga jah, selline luba on antud. Vastavalt reeglitele, siin on nüüd natukene Ristimets väravast väljas, sealt penalti küsimist ja penalti tuleb. Ja penalti tuleb. Ja kas oli see jälle Paljapkin, kes seal segadust tekitas? Vapruse meeste vahel tantsis. Ta ei saanud, kuidas nüüd? Paljapkin lööb ja lööb kindlalt, Ristimets aimab suuna ära, aga Nikita Paljapkin lööb oma teise ja viib Narva Transi uuesti seda kohtumist juhtima. 17 minutit mängitud natukene peale ja 3 väravat oleme juba näinud. Sama palju kui eelmise aasta finaalis terve mänguga kokku tuli ja 2021. aastal löödi 4 asi nagu natukene parem, aga mõnel pool ka, et sul on väljak, siis on meeter ja siin on nüüd väravavaht väljas, sealt tuleb tõste ja tuleb 2-2. Ja tuleb 2-2 20. minutil. Eksis rängalt praegu, Zahharov tuli väravast välja ja annab sellega võimaluse Rasmus Ormile tõsta palli ja tema võrku. Väga peenelt sättis Orm selle palli lati alla, ei läinud jõu peale välja, vaid läks täpsuse peale ja see täpsus toitis praegu. Kohe näeme kordust ka veel, aga no see finaal on juba finaali väärt esimese 20 minutiga. No, see on suur asi ikkagi, kui sa saad sinna noorteliigasse. Siit nüüd on võimalus Besikirskisel ja tuleb terav pall värava ette ja nüüd siit Vaprusel olemas, see on 2-2 vastu rünnak korraks. Läheb sööt edasi ka, tuleb löök ja selle Zahharov jälle kuidagi natukene pehmet laseb üle näppude selle. Nikita Ivanov. Andrei Smirnov, kõik ikkagi sellised tublid premium-liiga mängijad. Pahval siit hästi teeb ja nüüd on sunnitud Ristimets eest nurgast palli üle otsajoone lükkama. Läheb sööt liini taha ja Ristimets on väljas, ei saa seal viga teha ja läheb see pall värava eest, läheb ka, seal tundub tagareie peale, et hakkas nagu veidi tõmbama. Nii, nüüd on Palbergil võimalus minna. Ühel kaitsel saab eest ära, saab lüüa ka ja nüüd teeb hea tõrje Zahharov. Tulnud selliseid päris lihtsaid vigu sisse, nüüd tuleb päris lihtne viga sisse Vaprusel ka oma poole peal, aga Transil ei õnnestu seda liiga hästi ära kasutada. Tõste vasakusse äärde, seal on ruumi natukene. Tuleb ka pall karistusalasse ja tuleb värava alla, Paljapkin ja lööb siit 3-2. 80. minutil Nikita Paljapkini kübaratrikk. Peaasi, et seal nüüd põlve ära ei lõhu tähistamisega. Ja nagu ütlesin, lõpuks on kellegi eksimus see,
mis võib maksta midagi. Mitte, et see mäng veel läbi oleks, kaugel sellest, 10 minutit on minna. Aga Narva Trans on läinud seda kohtumist 3. korda juhtima. No kas teeb Vaprus ära sama triki, mida nad tegid poolfinaalis, kus nad 3 korda jäid kaotusseisu, 3 korda tulid sealt välja ja lõpuks ka võitsid. Selle osas me oleme juba palju Transile. Pahval, nagu Transit ühe veel lööks, siis oleks küll kõik ilmselt. See läheb teise lainesse, sealt tuleb vaba mees ja tuleb plokk ka ette. Gruznov on tagasi jõudnud vahepeal. Tuleb pall veel kasti, seal on pall lahti, lükatakse edasi. Kas on nüüd löögi kohta? On löögi koht, võetakse ära. Ja kõik. Ja kõik. Narva Trans läheb Euroopasse. Narva Trans on U19 meistriliiga 2025. aasta võitja. Minu juures Valeri Šantankov. Valeri, palju õnne kõigepealt. Aitäh. Kuidagi ikka see traditsioon on siin nendes finaalides, et kes ühel aastal kaotab, see järgmisel aastal võidab ja tegite teie ka selle asja ära. On hea tunne küll? Ikkagi on hea tunne, et võit on võit, see on suurepärased emotsioonid. See on tõsi, oli vaja meie meeskonnale. Et kõik tahtsid seda finaali, kõik tahtsid võita, kõik raskelt töötasid. Et see võit, see on tulemus meie raske tööst. Väga selline raske, keeruline mäng ka. 2 korda te läksite juhtima seda mängu. Vaprus lõi vastu. Kas mingil hetkel see natukene võttis tuju ära ka, et 2 korda te ei suutnud eduseisu hoida? Ja ikkagi, aga need väravad olid meie ise oma vigadest. Ja, oma vigadest. Ja lihtsalt vahe ajal siis istusime, rääkisime, et on vaja natuke rahmalt mängima. Nii ikkagi tulime teise poole ja võitsime. Teisel poolel see õnnestus teis. Mulle tundus, et te kontrollisite mängu palju paremini. Oled sa nõus? No ja. Meie treener ütles, et on vaja rahulikumalt mängida, et natuke kontrollima palju ja siis kõik õnnestus. No ja täna teie kangelane ikkagi Paljavkin, 3 väravat, pole keegi sellist asja enne selles finaalis teinud? See on suurepäraselt. See oli ma olen väga rõõm, et ta on meie meeskondas, et ta on meie sõber. See on palju õnne talle. Teil on ikkagi vägevad treenerid ka, Smelkov, Gruznov mõlemad. Mis tunne on sellise legendi käe all mängida nagu Maksim Gruznov? See on väga tore. Ma väga palju õppin temalt, et on suur progress meie treenidest, minu mängudest. Ja. Teie jaoks kindlasti esimene unistus Transi esindusmeeskonda nüüd murda, aga te lähete nüüd ikkagi Euroopasse mängima, aga see on vägev asi, ma näen, sul tuleb naeratus näole selle peale. See on suur asi, eks ole, Transi jaoks? See on suur samm minu elus ja kõige elus meie meeskondas. Me hakkame siis väga palju töötama veel, et saada veel paremaks. Alder Lepik palus kaotus kindlasti, samas sellega, kuidas poisid võitlesid, usun, et sa jääd rahule. Ja kindlasti selles mõttes, et said üks väga mängu esimest korda sellise rahvustaadionil rahva ees kindlasti võitlus ja see oli soojensust kohe näha, et täna nii-öelda vastasel midagi kerget ei tule. Väga hoogne algus mängule, ilmselt treenerile natukene hoogsam, kui sa tahaksid, sa oleks ilmselt tahtnud natuke rohkem kontrolli näha mängu üle, aga samas 2 korda Vapruse poisid lõid kiiresti vastu, sellega oled rahul kindlasti? Jaa, muidugi selles mõttes ei lasknud nii-öelda tuju langeda kohe tagasi ja tegelikult mingil määral 3. ka seal oleks võinud, aga seekord ei sellest puudu. Aga selles mõttes kindlasti rahul poistega mitte midagi halba ei ole. Lõpuminutid, teil oli tegelikult veel selle Transi 3. värava järel ka aega. Kas seal läks natuke liigseks kiirustamiseks või suudeti seal enam-vähem su juhistest ikkagi kinni pidada?
noh, ütleme, pigem ma ei ütleks, et kiirustamiseks läks mängu alguses tegelikult ka, kui te nägite, siis plaan oli nii-öelda kiirematega minna, ehk et palli võidu korral kiiresti üles, et see meie plaan tegelikult algusest peale oli. Ja ma ei ütleks, et kiirustamiseks läks. Pärnu jaoks kindlasti suur asi. Esimest korda nii kaugele jõudsite, siin ka andsite vägeva lahingu. Tundub isegi, et sel hooajal just see kaotusseisust tuleks, see on teie selline väike kaubamärk nagu olnud, et võitlusvaimu sellel meeskonnal on kõvasti. Ja absoluutselt, et poolfinaalis ka seal 90+2 või +3, et eks me kõik uskusime täna äkki samamoodi. Võitlusvaimu kindlasti on, täna kahjuks jäi napilt. Ma ei tea, kas sa oled kursis, enamik neid finaale on läinud niimoodi, et kes ühel aastal kaotajana väljakut lahkub, see järgmisel aastal võidab, et uuel aastal uuesti? Ja kindlasti selles mõttes, et järgmine aasta on see 2007, see viimane vanus, kus 3 poiss saab olla ja et kindlasti, kui need mõned 6 ära lähevad, kes me praegu oli 2006, siis me oleme ikkagi tugevad kindlasti ja tulevad nooremad peale ja see plaan on jah, seda nii-öelda statistikat jätkata. Kui praegu riietusruumi lähed, mida poistele ütled? Kindlasti ma rõhutan ja ütlen, et ma olen uhke nende üle, kindlasti. Viimase asjana, mis sa nendele fännidele ütleksid, kes sellest finaalist vaata, et finaali tegid peaaegu? Nii nagu kõik Pärnu, kes intervjuud käivad andmas, ütlevad, siis suur aitäh. Nendet on selles mõttes, et nendega on täiesti teine mäng, lahe atmosfäär, enamus kutte, kes siin mitte Limberg, Paalberg, aga teised said esimest korda sellist asja kogeda ja ainult suur kummardus.